Tere! Täna räägime me silbitamisest ja poolitamisest. Kindlasti on sul juhtunud, et harjutust, juttu või etteütlust kirjutades märkad, et alati ei mahu sõnad ritta ära. Rea lõpus on veidi ruumi, et sõna alustada, aga tervikuna see sinna ikkagi ei mahu. Sel juhul on otstarbekas sõna poolitada. Ja sõnade poolitamisel on oma reeglid, mis põhinevad silbitamisele. Ja seepärast ongi oluline esmalt selgeks õppida silbitamise reeglid. Silbitamisel on oluline teada, et igas silbis on alati täishäälik või täishääliku ühend, näiteks sõnades maja või telefon. Nüüd aga asume esimese reegli juurde, mis ütleb järgmist, et 3 järjestikusest täishäälikust kuulub viimane teise silpi, näiteks kau, a, põu, a, ne, luu, aad või rii, uu. Nüüd on aga sinu kord. Kas oskad nimetada vähemalt ühe sama reegli järgi silbitatava sõna? Asume nüüd teise reegli juurde. Teine reegel ütleb, et kui kõrvuti on mitu kaashäälikut, siis ainult viimane kuulub järgmisesse silpi, näiteks komm, peed, kardiin, korsteen. Mis sõna järgmistest on õigesti silbitatud? Esimeses reas on õigesti silbitatud tald, rii, kuist. Teine rea õige vastus on praek, siin. 3. reas on õigesti silbitatud sahv, ris, see. 4. reas on õigesti silbitatud viimane sõna ast, reist. Ja viimases reas on õigesti silbitatud esimene sõna tuub, lis, tii. Läheme nüüd 3. reegli juurde. 3. reegel ütleb, et pika või ülipika kaashääliku puhul silbitame 2 hääliku vahelt, näiteks kinnas, lammas, võttis. Vaata all olevaid sõnu, kuidas on õige järgmisi sõnu silbitada. Tubli! Ja järgmisi sõnu silbitame siis nii. Hommikul, vennast, kollane, hakkama, linnas, lilled, õppima. Viimane reegel ütleb, et liitsõnades silbitatakse iga sõna osa eraldi, näiteks liit, sõna või vana, ema. Nüüd on sul silbitamise reeglid selged ja läheme edasi poolitamise juurde. Poolitamine on väga lihtne, sest poolitamisel kehtivad silbitamisreeglid, aga ühe kitsendusega. Ühte tähte ei jäeta üksinda rea lõppu ega kanta üle järgmise rea algusesse ja ühesilbilist sõna ei saa poolitada. Created using Powtoon.